No nii, tervis jalgpallirahvas, tervist teile, mina olen siin juba 2 korda oma hooaega lõpetanud, aga saan ikka endiselt kutse siia mängule tulla ja kommenteerida seda kohtumist. Tegemist on saali jalgpalli meistrite liiga kohamänguga ning omavahel mängivad Saku Sporting ja Tallinna FC. Saame tutvustada ka kohe Saku Sportingu mängijaid, kus number 2 Märten Männiste kaotab palli ja siit Lev Wisman paneb selle palli Madis Rajandule selja taha ja mida teeb Lev Wisman? Wisman mängitud on alla minut aktsioon palliga. Sealt Luhaurgi ei anna tal tulla ja Tšurilkin mängib selle ette ja sealt ka kukub Nesterov. Teavad siin kahe peale, aga siit saab Peteka ja tuleb ka löök ja oi ja tuleb ära number 55, Danil Denitski lahendab selle ära ning siin Karabakh näitab. Tuleb Chip Märtenile, saab peale löögi ja oi kui halb rikošett seal Kuzmitši poolt oli. Kas sealt ei saa ikka Tšurilkidest läbi. Oi ja tuleb Lev Wisman. Mida teeb Lev Wisman? Lev Wisman näitab, et mehed, te peaksite mind siit joone peal saada. Ei õnnestunud, aga nüüd 3-2 võimalus, kas siit Denitski lahendab ise selle ära ja ei! Annab selle söödu Nesterovile ja Nesterov lahendab selle ära ning tehakse seisuks 4. Nesterov vastas Tallinna Karabakhi mängijad. Ja ei õnnestu neil see oma palli mängu panna ja Lev Wisman, kes täna on siis olnud ohtliku jalaga. Tuleb keskele, kas siit lahendatakse ära ja oi kui napilt. Kas otsib pikka ja otsib pikka. Aga sealt aktsioon peagi ees ja nüüd on 2-2 võimalus. Vaatame, Kuzmitš ei lahendab. Mida teeb Kuzmitš? Mina isiklikult ootasin söötu teisele poole, kus Tarušin oli täiesti üksi jäänud, aga Kuzmitš tundub, et nemad hakkavad nüüd seda teist poolaega juhtima või üritavad. Tallinna Karabakh on ainult 5 sisse löönud ja oma selja taha 0 lastud. Nüüd on võimalus ja Märten Männiste paneb üle värava selle Saku Sportingut siin. Teisel pool platsi natukene pressi all. Aga nüüd Tarušin löögi võimalus. Kui antakse lüüa, siis tuleb lüüa. Kui antakse lüüa, kui vastu ei võeta, siis tuleb lüüa. Ja mida teeb ka Tarušin? Tarušin teeb seisuks 0-6 ja kohe paneb ka pallimängu. Tuleb keskele, aga seal olid Saku mängijad ees ja nüüd Tallinna Karabakhi võimalus ja Sepp saab käed jälle vahele. Tallinna Karabakh on näidanud oma oskusi ja Saku Sportingul on see lõpetamine jäänud kuidagi vajaka ja siit Vadim Aksjonov number 18. Vadim Aksjonov teeb seisuks 0-7 ja Aksjonovi jaoks on see täna esimene värav. Siin Aksjonov jõudis ka käed rinna lähedale ära koristada selleks, et ei fikseeritaks mingit käega mängu, aga siit Nikita Tšernei. Oi, Tallinna Karabakh on täna selle väga ära teeninud ja Tšurilkin kontrollib ära. Tšurilkin saab täna oma esimese pikkpalli ette ja Merisaluni see ei jõudnud ja Tallinna Karabakh läbinud sellise teekonna, siis täna nad väärivad seda 3. kohta.